Suured ATV-d on väga head tööloomad, nendega on mõnus vaba aega veeta, aga kuskilt peab ju lastel ja noortel see huvi tekkima ja täpselt sellepärast ongi loodud väikesed ATV-d. Praeguses loos räägimegi, mis asjad on need laste ATV-d, millistele lastele nad sobivad ja lähme teeme ühe proovisõidu. Laste ATV-d, kuidas nendega läheb, et kas nad on ka juba populaarsed või pigem on selline populaarsust koguv kaup? Ajalukku vaadates tegelikult Motohobi sai alguse ikkagi laste ja väikestest ATV-de müügist, et täna me oleme 20 aastat turul olnud ja pigem on järjest suuremaks need mänguasjad läinud, et jah, tegelikult see populaarsus laste ATV-dest ikkagi vast alguse on kõigil saanud. Ja need ei ole mitte kuskile kadunud, vaid samamoodi nagu suurigi arendatakse muudkui edasi ja palju ägedamaks. Jah, et eks see elujärg ja tehnoloogia areneb nii palju, et kui meil vanasti olid 20 aastat tagasi, tõmbasime nöörist need kahetaktilised mootorid käima ja nad kuidagi liikusid ja olid sellised rauast kärakad, millel olid igas nurgas ratas all ja see amort ja vedrustus ei töötanud, siis täna on see pilt hoopis teine. Et siin on ergonoomiliselt, nad on mõeldud lastele, nende vedrustus on arvestatud laste kaaluga ja need mootorid on juba 4-taktilised ja mitte ainult karburaatoriga, vaid siis juba sissepritse mootorid, et käivituvad hästi ja käituvad gaasivajutusele ka nagu normaalselt, mitte suure viivitusega. Kui me toome võrdluseks vanasti, siis vanasti ei olnud ka elektrimootorid. Vanasti ei olnud elektrimootorid, aga nad on tulnud, et jääda ja laste ATV-de puhul on võib-olla see valik mõnevõrra lihtsam teha vastavalt sellele, kus kohas seda kasutatakse. Kas seda kasutatakse tiheasustusalas, ehk siis kus on majade grupid või majad on üksteisele lähedal, aiad on küll olemas igal majal, on ju, aga peale kuuseekki või elupuuekki on järgmine naaber ja ta küll ei näe sind, aga ta kuuleb kõike, mis su seal tagaaias toimub, et sellistes puhkudes ikka eelistatakse elektri-ATV-st. Elektri-ATV-l on äpp, millega teda juhtida või piirata, aga kui sa nüüd küsid, et kuidas see töötab, siis ma ei tea, ma kutsun selle, kes oskab sellest võib-olla lähemalt rääkida. Olimar, tule. Olimar on kõige targem 15-aastane CF Moto asjatundja ilmselt vähemalt Eestimaal ja ma annaksin jutujärje temale üle, kes räägib täpsemalt sellest laste ATV äpist. CF Moto äpiga saab kontrollida CF Moto laste ATV-d nii EV110 kui ka CF Moto 110 bensiinimootoriga. Põhilised funktsioonid, mida saab kasutada, on siis kiiruse piiramine ja geofence, ehk siis kui masin läheb mingist teatud piirist kaugemale, siis enam lihtsalt ei saa sõita taga, kuni ta piiris sees on uuesti. Nii et kas või see sama meie oma näide, kus ma oma lapsele õpetasin täna esimest korda ATV-ga sõitmist, lisab ju lapsevanemale päris head turvatunnet, et ta ei sõida 40-ga vastu puud, vaid ma saan selle piirata kiiruse 5 kilomeetrini tunnis ja hea mõnus kiiruset õppida. Seda küll, et seda masinat saab siis piirata 1 kilomeetrist tunnis kuni 45 kilomeetrini tunnis. Ja nagu sa ütlesid, siis seda on võimalik ka bensiinimootoriga masina puhul teha, jah? Ainult, et nüüd kiirusega on küll see, et bensiinimasina puhul kiirust ei saa muuta, aga geofence'i saab küll panna. Geofence on siis ala, mis saad äpist muuta, kus siis välja minnes masin automaatselt lülitub välja, kuni ta on uuesti piirides tagasi. Ole ja räägi, kas ATV-ga on raske sõita või? Ei. Kerge? Jah. Ja nii vaikselt me maast madalast pihta hakkamegi. Poja, sulle meeldib, jah? Jah, väga hea. Tase targu ja mine sullud ja varsti, millisel võistlusel me veel selle poisiga näeme. Selle äpiga ühendamine ega midagi ei ole üldse keerulist, et äppi saab tõmmata nii App Store'ist kui ka Playboy'st. Äpiga ühendamine on väga kerge, selleks on teil vaja ainult masina VIN-koodi ja saategi kohe ära ühendada ta.